kas on tekkinud küsimusi? Kristjan Haljak. Manifest maapealsete juhuste büroost. Juhtub mõnikord, olgugi et üpris harva, et mingi soov täitub ootamatult ja hoopis teisiti, kui oleme plaanitsenud. Ja siis viib see meid veel rohkem segadusse kui ebaõnnestumine. Üllatus on võib-olla liiga nõrk väljendus, ehmatus jälle liiga tugev. See on midagi vahepealset, mida tunnen, hetkeline kangestus ja instinktiivne tahe tagasi tõmbuda, kui lükkan järsku lahti ukse heledasti valgustatud lagendikul ja astun palja taeva alt poolhämarasse koridori. Seal seisab alasti naine, keda pean jälitama. Seisab nagu ootaks ta mind. Ta isegi naeratab äratundvalt ja tõstab käe tervituseks. Ta tõmbab mind familiaarselt endaga kaasa ja me läheme marssides mööda koridori selle lõpuni, kus peatume kõrge valge ukse ees, mis avaneb pisikesse tumepruunide seintega kabinetti, mille akendest paistavad ahjude tossavad korstnad. Nii algabki mu ülekuulamine, mille jaoks mind nähtavasti siia toodigi. Muidugi tavalised küsimused ja konksud, et kui kõik ausalt ära räägid, kingime elu ja nii edasi. Et ma ühelegi küsimusele sõnagi ei vasta, saavad timukad varsti maruvihaseks. Mulle on see aga ükstapuha. Mõtlen, et mis siis ikka, kui kord on seda viisi läinud. Nii kui nii teevad peagi otsa peale. Ja tõepoolest, üks neist haarab püstoli, tõmbab padruni rauda ja ütleb. Revolutsioonilise sõjakalendri 3. aastal laguneb ründajate poliitiline tahe. Hein tõuseb lauldes linnutee rüppe. 4. aastal kivineb Sooma pneumaatikon ja vangide naer vaigistab vangide nutu. 5. aastal tuleviku kooperatiivide helesinine taevas täidab öise taeva, surub luust ja rasvast loodud mehed põlvili ja muudab nad orhideedeks. Täna on valik sinu kätes, täna on sinu uue revolutsioonilise elu esimene päev. Värske rasv, rasked viinad, vere all raske isu, joobumuse mõnu, magus põlgus konjaki klaasis, iga huvi lendab üles nagu fööniks, iga huvi lendab üles õiepunga öös, kevadise rahvusliku usu töö nurrub olemise valus. Voltiir den totalen psychedelischen Krieg, eetri puhtad tiivad viivad mind aurus ülesse, eetri puhtad tiivad läbi kaljuse maa, eetri puhtad tiivad üle jälgede ja vihmaaegse vee, pühin laubalt sajandite sopa, inglite higi, kõigi kuningate raske veretöö. Esimene hüpotees. Ainult luuletajad ja kunstnikud on võimelised tõelisteks jõledusteks. Isamaa seisab puu all. Miks mu pulmad on oktoobris? Küsib puult ja süütab suitsu. Minu silmad põlevad konjaki kollaselt. Ma uurin silmade põledes riiki, ma olen bulldog, oma ajastu Engels konjaki krahv, sooja südamega seen, 3 käsku huulil, kaitsta valjuhäälselt nägemusi, võttes sõna, korraldades proteste ja vastu proteste ning osaledes neil oma kehaga. Nii on võimalik astuda samme kapitalistliku realismi vastu. Teine hüpotees. Jõledusteks võimelised on kõik inimesed. Kaamete nümfide vannis on kire keha. Hullu mõnu tugev käsi valab tühja pimedusse, kui tahes palju kapatäisi, lahkunute pisaraid ja verd. Deemon uuristab kuristikku salakäike, milles, nagu veresoontes, voolab sajandite piim. Hull mõnu elustab korraks kõik ohvrid. Ta äratab üles kõik ihud, et neid veel kord nautida. Hull mõnu on joodik kuskil kauges baaris, tema janu kasvab, mida enam ta joob. Janu ajab välja uusi päid nagu hüdra, see õnnis joodik on alati võitja. Hull mõnu on võlutud saatus, ta äratab üles kõik ihud, et neid veel kord nautida. Aitäh! Tänane õhtu lõpeb sellise üllatusega. Me kõik teame, mis see on, et see eesriie avaneb mõlemas suunas. Seal on lookas laud, seal on suupisted ja vein. Ehk siis veini saab orienteerivalt 71 minuti pärast. Aga kui te olete Kristjan Haljaku luulet lugenud, siis me kõik teame, et talle väga meeldib vein. Ja ta enne küsis, kas veini saab. Siis mõtlesin, et teeme Kristjani puhul erandi, et tema saab kohe
alustada. Järgneb vahetekst. Eesti kirjanduses on mitmeid kirjutamata reegleid. Näiteks, enne kui hakkad midagi kirjutama, vaata, et Jaan Undusk Jumala eest sellest juba kirjutanud ei oleks, sest sellisel juhul pole nagunii midagi lisada. Kirjutamata reegel on seegi, et need, kes Kristjan Haljaku luulet ei mõista, on lollid. Kõik mittelollid on oodatud käimasoleva kuu 29. päeval siia samasse Musta Laega saali, kus Kristjan ja Hasso esitlevad oma värskeid luulekogusid. Ja esineb värske August Sanga luuletõlkepreemia laureaat, teenekas professor Anna Veršik. Tänan. Loen 3 lühikest luuletust. Esimene on tõlge ukraina keelest. Valeri Pusik on luuletaja, kunstnik ja sõdur. Minu kehast kasvab lilli, kõrval mängivad lapsed vilespilli. Kõrval tuult ja kevadet nähti, pole mul enam mingeid tähti, pole sõnu, komasid, eraldusjooni, pole koite, vaid põllud täis punaseid moone. Siis minu lühike luuletus. Minu esivanemad elasid kunagi Leedu suurvürstiriigi ja Žečpospolita aladel. Siis toimus plahvatus, õigupoolest mitu plahvatust järjest. Tähte ei ole enam, kuid selle valgus eksleb ja võbeleb ikka veel ja jõuab mõnikord ka minuni. Ja 3. luuletus. Tehase taguse prügi hunniku alt, au tööle ja au NLKP-le loosungite alt. Kortermaja trepikoja kooruva värvikihi alt, Lenini puiestee ja teiste taoliste tänavasiltide alt, laastatud ja maha jäetud talu alusmüüride alt, Sojuz Vtortsvet Medprom ja muude loetamatute nimedega kontorites vedelevate dokumendikuhilate alt, toidupoe laoruumi topitud papp ja taarakastide alt, impeeriumi pealinnast määratud tehase direktorid täispuhutud võõrkeelse kõneteksti alt, igapäevaste tobeduste alt, on siiski alati välja paistnud selle maa tõeline nimi ja vägi ja au. Tänan. Kindlasti on tekkinud palju küsimusi, aga küsimusteks meil aega ei ole. Kui me mõtleme, kes on meie suur eeskuju, väga suur lüürik, siis mõistagi Ülar Ploom. No, ma ei tea, kui palju siin täna lüürikat tuleb. Ma ei arva, et, ma arvan, et. Ma ei arva, et Kartaago tuleb hävitada. Ma ei arva, et Kremli peab tegema maatasa, ehkki üks osa minust seda iga päev igatseb. Aga ma arvan, et Berliini müür peab langema. Ma arvan, et suure augu Berliini müüri sisse, impeeriumide müüri sisse peab uuesti lööma nii, nagu see juhtus 1989. aasta novembris. Me ju mäletame, kuidas see juhtus. Me ju mäletame neid sündmusi, mis selleni viisid. Me ju mäletame 1989. aasta augustikuu Balti ketti, mis ühena müüri purustajatest selle sinna lõi, ilma kedagi või midagi löömata. Suur on jõud, mis võidab sõja ilma löömiseta, ilma tapmiseta. See on tõeline sõda, mille kohta võib öelda, et see on inimkonna hügieen. Vaene Marinetti. Ikka ei suuda me mõista nagu sinagi, milles on tõeline vägi ja ravi. Ega minagi, kes ma sisemas ikka ja jälle Kremli hävingut ihkan. Aga see pole lahendus. Lahendus on laulvas revolutsioonis ja Balti ketis. Mis on see nurgakivi, mille peale laduda uus Balti kett? Suuremgi kett,
Maid ja rahvaid ühendav kett, inimkett, mis seob lahti, mitte ei pane ketti. Mis on see, mis sellise keti sündi praegu takistab? Ma ei arva, et silm silma, hammas hamba vastu on võimalik lahendus. Ma arvan, et tuleb uuesti moodustada kodanike komiteed. Jah, te kuulsite õigesti, kodanike komiteed, maailma kodanike komiteed. Ühendused, kuhu kuuluksid kõik inimesed hoolimata nende rassist, rahvusest, soost, usutunnistusest või tunnistamatusest. Inimesed, kes tunnistavad ühte printsiipi. Ja see üks printsiip on vabadus, kogu maailma vabadus, mis saab sellisena olla üksnes iga inimese vabadus. Vabadus keelduda tapmast, ka kättemaksuks tapmast ükskõik millise püha ürituse nimel. Sest riikide, rahvaste ja rahvuste erimeelsused saab lahendada ja peab lahendama ilma vereta. Seepärast on mis tahes relvakonflikti algataja või seda kätte makstes uute relvakonfliktide algataja, rääkimata relvastatud püha sõja algatajatest, kurjategijad. Kurjategijad inimese vabaduse vastu keelduda tapmast ja nende üle tuleb kohut mõista rahvusvahelises kohtus, ilma neid tapmata mõistagi. Oma vabaduse eest saab ja peab võitlema veretult. Just seda näitas meile laulev revolutsioon. Just seda näitas ka Balti kett. Teen ettepaneku algatada taotlus lülitada laulev revolutsioon ja Balti kett UNESCO maailmapärandi nimekirja. Aga seda peab toetama uus vabade inimeste kett relvastatud sõja vastu, et maailm saaks lahti relvade orjusest. Ikka veel räägitakse vabade inimeste õigusest kanda relva. Mina ütlen, et see pole tõeliselt vaba inimese õigus. Vabade inimeste ja vaba maailma printsiip on vabadus keelduda tapmast. See olgu vaba maailma vabade kodanike printsiip. See olgu iga kodaniku ja iga vabade kodanike ühenduse vaim. Dixi! Aitäh, meie kõigi suur eeskuju, Ülar. Ma vaatasin järgmise manifesteerija loomingu lugu ja siis kutsun kõiki 2028. aastal Berit Kašani 5. luuleraamatu esitlusele. Seni on võimalik lugeda tema 4. luulekogu aprill, just lugesin, väärt teos, soovitan kõigile. Berit Kašan on sedavõrd mitmekülgne inimene, kuna meil aega on vähe, siis pikka sissejuhatust ma vist ei tee. Lähen siit siis seest ära. Nii. Tegelikult ei saa olla kindel, et tulevik mind tingimata ootab. Et minu ilmumine pole tema jaoks lausa šokk või vähemalt sürpriis. Et ta tõepoolest võtab mind vastu ilma igasuguse protestita, täpselt sellisena, nagu ma olen. Nagu tema olekski see igavesti rahulik, mõistev, kõigi minu vajadustega kohanev ja samas siiski võidukas ja inspireeriv ema, keda me kõik tegelikult vajame. Aga keda vaid vähesed meist lähedalt on tunda saanud, kui üldse. Tulevik, mis ootab mind igal juhul. Isegi siis, kui astun talle ligi omandihimu ja arrogantsiga, mis on mulle nii loomulikuks saanud, et ma nende olemasolu üldjuhul isegi ei taju. Kui vaatan teda päevast päeva nagu konkistadoor Quechua naist, olles veendunud, et temal, sellel teisel, ju puudub oma terviklik olemus ja vaba tahe, või vähemasti ei saa need olla nii reaalsed ja väärtuslikud nagu minu enda tõed ja plaanid. Ometigi tean ma nüüdseks piisavalt palju näiteid inimestest, kes ühel päeval on pidanud edasi elama tulevikuta. Aga mida selle teadmisega siis peale hakata? Ehk tõesti võiks proovida ennetada lausbarbaarsust ja juba praegu sel samal hetkel vaadata end tuleviku pilguga. Näha end selles sügiseses linnas, Läänemere kaldal, saalis, kus on palju räägitud ja enamastki vaikitud on veel. Näha end ühena paljudest, kannatamatult jalga kõlgutamas või unistavalt kaugusse vaatamas. Ehk isegi kõneleja sõnadest oma tähendusväljale uusi pidepunkte märkimas.
Vaadata seda ruumi, seda koos olemist siin ja teada, et üsna pea ka needki tuled kustuvad ja saal on tühi. Sest kogu seltskond on liikunud edasi järelpeole, mis leiab aset ei kusagil mujal kui tuleviku juures. Ja see meie paindliku loomuga majaemand, ta kindlasti üldjoontes soovib, et ka sel korral jääksime iseendaks ja tunneksime end nagu kodus. Aga võimalik, et üha vähem võiksime seda teha kellegi teise arvelt. Ehk ta isegi salamisi loodab, et jätame esikusse mantlite ja mõõkade juurde ka oma ruuporid ja vildakad vaimukused, mida oleme niikuinii alati julenud loopida vaid tagaselja, pidades end niimoodi diplomaatideks, mitte variserideks. Et me oleme valmis pisutki tasandama oma hääli, oleme valmis kuulatama ja oleme valmis võtma ära isegi need nii armsaks saanud ja samas piinlikult kulunud sametkindad, mille alt paljastuvad raudsete asemel rusikad, mis on siiski vaid lihast ja luust. Ja samaaegselt igas suunas vehkimisest ammu väsinud, üllatust. Ehk vaid siis, kui sellistena, rahunenute, eheda ja elevana, lõpuks õrnalt koputame pidusaali uksele tuleviku majas, võime mõista, et selle ukse avanemine pole ealeski olnud mitte midagi vähemat, kui igas hetkes korduv ime. Oleks vist paslik aeg ka öelda, et miks me siin oleme. Täna loetakse ette 10 manifesti, 4 oleme juba kogenud, 6 on ees ootamas, lisaks muidugi tervitused, aga need ei paikne alguses, vaid kusagil random kohas, nagu ütlevad anglo-ameeriklased. Ehk siis sisu osas me ei ole midagi ette öelnud, kõik võivad teha, mida tahavad, mina ei tea midagi, küll aga kuulsin, et järgmise ettekande teema on kantud Toomas Moori vaimust, esineb kirjandustudeng, Üdi kirjandusklubi vaimne liider ja kogu Eesti kirjanduse tulevik, Robin Lekk. Toomas Moorist nüüd küll juttu ei tule, aga tuleb mõnest muust asjast. Kui rähn koputab. Kui ma ärkasin, toksis suur kirju rähn mu akent. Kõmm, 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 klõmises klaas tuttavalt. Ta käib siin regulaarselt. Ma avan vaikse kriuksu saatel vana puidust akna ja kui ma käe välja sirutan, hüppab rähn sellele. Mul pole talle pakkuda hambale putukaid, aga selleks pole ka tarvidust, sest kõik, mida ta vajab, on ainult kübeke südame avatust. Rähn hüppab mu kätt mööda õlale. Ta ei lenda sinna kunagi, vaid läbib selle tee alati jalgsi. See on ülemineku faas, kus tema tuleb oma elust välja, et minule lähemale jõuda ja mina tulen oma elust välja, et tema suunda liikuda. Õlale jõudes laseb ta kuuldavale paar tervitavat siutsu, andes nõnda teada, et ta on nüüd siin ja ta nühib peaga mu põske. Mina paitan paar korda ettevaatlikult tema habrast sulestikku ja siis me lihtsalt seisame seal, teineteise toel ning naudime hommikust sulnist ilu. Neid kohtumisi saadab alati hommikune erksus. Roosalt õhetavast taevast tõuseb taamal varajas punane hommikupäike, kelle miilav sära tungib läbi sügavroheliste sügiseste kuuselatvade minu ärkavasse silmi. Isegi kui igal hommikul ei ole päikest, on alati jahe sügistuul, kes piilub tuppa ja paitab õrnalt minu põskesid, millel on endiselt öised padjajäljed. Nagu ka voolab alati hommikuses värskuses kõikjal elu. Täna on kuulda viimaste laululindude laulu, puude all jookseb rebane ja sipelgaveses on näha sagimist. Ja kuigi individuaalsed sipelgad on siit distantsilt minu pilgule nähtamatud, tean ma, et nad on seal, igaüks omamoodi. Ja seda nähtamatust on veel palju, aga see ei takista mind teadmast, et siiski voolab kõikjal igikestev elu, kelle iga liige on omanäoline. Kõik, mida meid ümbritsema on alati vajanud, on kõigest kübeke lähedust, oma südame avamist ja märkamist. Tuleb võtta vaid paar hetke ja vaadata näiteks mõne olendi silmasid, kas või tolle sama rähni sügamustasid. Neis peegeldub vastu inimlikkus. Ainult inimlikkus pole õige sõna, kuna see pole kunagi olnud inimlik, vaid loomulik.
See sügavus on omane kõigele elavale, see ei tohikski kunagi olla inimlik. Vaadakem ka taimi, kellel kindla peale on mingid hingeelu tasandid, aga mis meie pilgule ja kogemustele võivad olla raskesti hoomatavad. See, et seal puudub traditsiooniline inimlikkus, ei tee teist laadi hingeelu olematuks. Märkamine aitab meil natukenegi mõista, et midagi sellist on siiski olemas, isegi kui me seda kunagi lõplikult ei mõista ja lõplikult mõistmine pole kunagi olnud olulisem, sest see on võimatu. Hoopis olulisem on leida need tasandid, milles on midagi ühist, mis aitavad meil tunda end suure eega elu osana. Ja kui lasta oma süda vabaks, lasta sel mõistmisel ja armastusel end üle võtta, võivad ka inimene ja sipelgas, inimene ja kuusk ning inimene ja räht sõbraks saada ning teineteisest leida kübekesi, mis meenutavad neid endid. Räht oksab pehmelt mu põske, mida mina inimkeeli olen tõlgendanud kui väljendit. Taas kohtumiseni. Seda ma hüüengi temale järele, kui ta hommikupäikese poole lendab. Aga tegelikult ma ei tea kunagi, kas näen toda sama rähne enam tulevikus. Ja see on natuke nukke. Aga mind lohutab teadmine, et ma kohtun endiselt iga hetkeliselt eluga, mis annab mulle võimaluse kogeda taolisi hetki lõpmatult, kuni mina elan, kuni ma vaid avan ennast ja märkan elu. Seega, kui räht koputab, märka teda ja lase ta sisse. Aitäh! Jaa, FS-il oli vist mingi selline luuletus, et kes me oleme, kust me tuleme ja kas meid saab osta järelmaksuga. Et ma ei tea, millest Piret rääkima hakkab, aga umbes millestki sellest vist, et jah. Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi lippu hoiab nüüd väga-väga kõrgel professor Viires. Hurraa meile kõigile. Joosep küsis enne, et miks me siin oleme. No ma püüan vastust anda, miks me siin oleme. Põhiliselt me oleme siin sellepärast, et 10 aastat tagasi, 16. septembril 2015 toimus siin samas Mustalaega saalis esimene tühi saal. Selle aasta septembri algul, 2015. algul, oli Tallinna Ülikoolis alustanud tööd Humanitaarteaduste Instituut ehk lühendatult TÜHI, mis siis ühendas varasemaid humanitaariaga tegelevaid väiksemaid üksusi. Ja see 10 aastat tagasi toimunud üritus siin Mustalaega saalis oli esimene avalikkusele suunatud uue instituudi tutvustus. Ja esimese tühi saali keskne teema oligi tühjus. Esinesid õppejõud, vilistlased, tudengid ja lühiettekande tühjuse lääne filosoofia pidas tolleaegne TÜHI direktor, praegune Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik. Ettekanne oli sisukas. TÜHI saal jätkas sarjana päris heas tempos ja kokku toimus siin 7 üritust. Ja kõige viimane üritus senini enne tänast oli 2021. aastal koroonapandeemia ajal üritus pealkirjaga Tühi saal tühjas saalis, kus esineti ilma publikuta tühjades ruumides, siinsamas tühjas Mustalaega saalis, tühjas raamatukogus, tühjades kohvikutes, tühjades kaubanduskeskustes ja mujal. Kui te mäletate, koroona aega siis oligi. Kõikjal oli tühjus ja meie saatsime sinna luuletajaid luulet lugema. Me võtsime selle üles, see on salvestatud ja siiamaani veebis vaadatav, kui keegi soovib. Ja sellepärast me olemegi siin. Tühi saal on oluline osa TÜHI kuvandist. See näitab, et Tallinna Ülikooli humanitaarteadlaste, üliõpilaste ja vilistlaste hulgas on loojaid, tõlkijaid, mõtestajaid, kelle looming ja sõnumid on Eesti kultuuri avalikkusele olulised. Ja täna, nagu te kuulete, nad esitavad oma manifeste. Ja lõpetuseks üks väike manifest ka minult endalt, mis vaatab nii minevikku, olevikku, tulevikku ja ma laenan sõnad Juhan Liivilt. Ma olen iga päev nii mitu-mitumeelne. Kas vabameelne, vana, kodanlane, kas töömees, jah,
ka aadel mõnikord. Ja kes veel teab, kuhu rändaks meel, kui ununeks üks erakond, mu eesti keel. Nii järelikult minu erakond on eesti keel. Aitäh! Margus Ott. Kõvaosake ja vaheosake. Kõvaosakesed asetuvad üksteisest väljapoole, kõrvutuvad üksteisega, seavad üksteisele piire. Oma piirilt kõvaosake naaseb endasse, oma valdusse, hakkab nurgakiviks. Vaheosakesed paigutuvad üksteise sisse, läbistuvad üksteisega, elavad piiriületuses. Piiritus üksteise sisse voltumises vaheosake alatasa ületab end, pöördub endast välja, kannab jõude. Vaheosakeste vahendusel kõvaosakesed saadavad üksteisele musisid. Kõvaosakeste abil vaheosakesed ometi kord saavad olla omaette. Vaheosake erutab kõvaosakest, kõvaosake rahustab vaheosakest. Nõnda kõvaosake pole kunagi päris kõva, vaid natuke pehme. Ja vaheosake pole ainuüksi vahel ja sula, vaid natuke tahe. Poeg sai isalt suure päranduse. Läks laia maailma, lõi päranduse läbi. Ühe kugoliga oli kõik otsas, soojus surm, hirmus külm. Poeg tuli koju tagasi, isa korraldas suure söömapeo, pillerkaari ja ütles, kallis poeg, tere tulemast tagasi. Poeg tõmbas 6 päeva hinge, 7. päeval ütles, isa, kas see oli siis universum? Hüva, uuesti. Taas suure pärandusega, tohutu negentroopiga mindi laia maailma, pillati, raisati, kulutati nii, kuis jaksati. Tehti tähtkujusid ja udukogusid, supernoovasid ja neutrontähti. Tehti uued inimesed ja mutukad, kuni pärandus hakkas otsa saama. Rist ja viletsus hüüdsid inimesed. Pakkisid kokku kimpsud-kompsud, viskasid kogu krempli musta auku, mis otse kohe aurustus, jättes vaid irve. Jätsid kuju, võtsid uue elu, sigrimigris, üleüldises koosolekus, linnuteede šampanja voolas ojadena. Samal ajal tütar pakkis uut energiat, sepistas singulaarsust, nüüd kohe veel vaid viiv. Vaatan end peeglist. Footonid laotuvad üle näo. Peegel kihutab välgukiirusel vastu. Footoneid see ei häiri, ei sega nende jumalikku rahu. Peegli elektronid vaid veidi teevad kõdi. Footonid poevad elektronide vahele, itsitavad, soojendavad. Vupsavad taas välja. Endale märkamatult peegel jälle valguskiirusel eemaldub ja jälle laotunud üle näo, nagu midagi poleks vahepeal juhtunud. Peeglist vaatan end sama nägu nagu ikka või kas käis korraks üle näo mingi vari. Aitäh! Umbes 30 minuti pärast on suur üllatus. Eesriia tuleb Eestaraesse veini. Aga vahepeal on meil veel mõned täiuslikud manifestid. Esineb kirjandustudeng, Üdi kirjandusklubi vaimne liider ja kogu Eesti kirjanduse tulevik Liana Iljas. Sa olid nii ilus täna, kui sa tuppa sisse astusid. Ma märkasin sind. Ma märkasin ka ennast märkamas sind. Ja selles märkamises leidsin ma midagi tõeliselt ilusat.
selles oli peidus igavikuline ilu, mida me kõik üritame leida. Või vähemalt otsime. Selles väikeses hetkes, just hetkes, selles märkamises oli kõik, mida vajasin. Mu hinge täitis soojus. Ma märkasin seda soojust. Teises ruumi otsas sa tundusid korraks eksinud olevat. Aga see hetk, kui sa märkasid, et ma sind vaatan, leidsid sa justkui ka iseenda siit ruumist üles. Ja me mõlemad märkasime teineteist. Ja kujuta ette, elu koosnebki sellistest hetkedest, kui märkame. Ja maailmas võiks olla rohkem märkamist, inimesi, kes märkavad ja hetki, mida märgatakse. Sest märkamine on osa elust, osa inimeseks olemisest. Märkamine on kunst. Märgates hoolime, armastame, aitame, loome. Märgates elame. Märgates annan teada, et olen siin sinu jaoks olemas. Näen sind, sest tahan näha. Märkan, sest otsustan märgata. Märgates õpime tundma iseennast ja maailma meie ümber. Märgates näeme ilu. Märgates saame osaks sellest. Ma kutsun üles märkama, sest märkamisest algab kõik. Märkame juba täna ning läbi selle märkamise astume koos sammud tuleviku poole. Aitäh! Seitse manifesti on kuulatud või siis kogetud, 3 seisab ees ja enne kulminatsiooni muidugi paslik on öelda tere. Ja tervitussõnadeks ja tervitusfraasideks ja tervituslauseteks saab sõna instituudi suurjuht Uku Lember. Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituut loodi 10 aastat tagasi ülikooli mitmete väikeste üksuste liitumisel. Nende seas endised pedagoogika ülikooli osad, Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut ja EHI. Ja siis moodustuski uuest nimest tänaseks iseenesest mõistetav lühend TÜHI. Aga toona, samal ajal kui siit ja ka teistelt lavadelt, nagu ka meile Piret Viires meenutas, hüüti vaimukaid mõtteteri tühjast tähjast, tühja ja kõiksuse piiridest, tühjusest kui tähenduse ja suurte ideede kodupaigast, siis samal ajal oli kuluaarides varuks paljudel ka kriitikat. Küsiti, et mis see vaimutsemine instituudile annab, mis mulje TÜHI väljapoole jätab ja mis meist niimoodi arvatakse. Kas tõesti kõik mõistlikud lühendid on eesti keelest otsa saanud? Et nüüdseks on läinud nii, et võib julgelt tõdeda, tühjusega mängiva kerge eneseiroonia taustal, aga ka ehk just selle toel on Humanitaarteaduste Instituudis kujunenud Tallinna Ülikooli suurim akadeemiline üksus, mis on silmapaistvalt edukas nii õppetöö läbiviimisel kui teaduses. Ja see on loomulikult toimunud meie kõigi ühise pingutuse tulemusena. Aitäh ja kummardus siinkohal kõikidele kolleegidele. Kui tagasi vaadates, aga kedagi nimepidi nimetada, siis tuleb lausuda veel kord Tõnu Viigi nime. Nimelt juhtis meie ülikooli praegune rektor TÜHIt selle esimesel 5 aastal ja just üks Tõnu otsus on minu arvates osutunud geniaalseks ja ka meie edu vundamendiks. Julgen seda ikka ja jälle soovitada ka ülikooli teistele üksustele. Ning tõesti, kuigi ka siis kõlas protestinoote ja seda peeti väga suureks kuluks, siis sellele vaatamata julges toonane direktor investeerida hiigel suurde kohvimasinasse, mis teenindab meie instituudi kõiki 200 töötajat. Me saame kõik masinast tasuta erineva nimetuse, kuid küllalt sarnase maitsega sooja jooke.
peamiselt kohvide nime all, aga soovi korral ka kuuma vett, teed, piima ja kakaod. Ma usun, et me oleme tühis suutnud oma algusaegade musta laega, saalide pidupäevad ja kogu tühjuse potentsiaali viia instituudi tavalistesse igapäevastesse praktikatesse. Tuleme iga päev erinevatest nurkadest kohviautomaadi justkui panoptikumi keskpaiga juurde kokku ja seda nii metafoorselt kui ka päriselt füüsilises ruumis. Jätkugu nii veel kaua. Elagu tühi! Mõtlesin, et meil aega on, et instituudi juht on nii tähtis ametikoht, et võime tegelikult ühe aplausi veel teha. Nii, oleme jõudnud kulminatsioonini. Meil on veel 3 manifesti. Minu suur õpetaja, suur pedagoog, rahvusprofessor Arne Merila ei tavatses kunagi öelda, et iga ettekanne või esitus nõuab näitlikustavat materjali. See ainus, mis ma leidsin, siis ma mõtlesin, et Eesti 500-aastase kirjakultuuri põhimine poeetiline kujund või siis kõnekujund on selline kulunud metafoor. Aga üldse mitte kulunud metafoore. Kuulete järgnevalt. Kogu Eesti kirjanduse tulevik, Sofia Elisaveta Katkova. Vene keelest tõlkinud Kaia Peilman ja mina. Mis puutub tulevikku, siis seda tegelikult pole. Puudub kõige harilikumal põhjusel. Aja vaim surub kõrva vastu asfaldi, rebib naha põskedelt maha ja hoiab põlve kõril. Mitte sellepärast, et miski siin maailmas pole igavene. Mitte sellepärast, et keegi on millegi pärast veel elus. Tulevikku täna ei tule, teda ei tule ka homme. Olgu jääv meile unustuse külge seotud paad. Olgu jääv meile mina, matadoor ja matadoori rett. Mateeria klomp läbi puhutud kõikidest tuultest. Tõmba tuul, mis hääbuks kõige õnnelikumas lõpus. Kui keegi sulgeks enda järel akna või ukse, aga armas on tühjus, tema ligi ei ole hirmus end suruda. Ja kõik loomulikult armastasid mind, kuniks puud vaikisid. Kuidas veel avaldada ükskõiksuse manifesti, kuidas veel kõnelda soovist tühjuses ära kõliseda ja otsa saada, ma kardan, et kunagi minagi hakkan oma vaadetest veenvalt rääkima, et kunagi minagi võtan seinast läbi kõrre puhuva. Selleks ajaks tuleb jõud end ette valmistada, panna sahtlise nööri, kui peaks veel hirmus olema, äkki on selleks ajaks mu riigis eutanaasia lubatud, ainus, mille pärast peaks inimene poliitikas muretsema, millised säravad luuserid on ikka need rohelised. Rohkem identiteete identiteedi Jumalale, rohkem ambivalentsust, polurefleksiooni, multiteadvust, kõik pole nii üheselt mõistetavust. Inimene küsib inimeselt, mis on sinu identiteet? Inimene vastab täna, kui kõiki kohutas surm ja hakati kotte pakkima, tekkis hirmu asemele õnnetunne. Hea on olla iseendana, choosing death as a fighter. Inimene küsib inimeselt, mis on sinu identiteet? Inimene vastab eile, tema kahvatu turja alla heidavad hirved sarved maha, ta lõhnab muskuse, lõhnab viiruki järele, seda lõhna ei tohi koju kaasa võtta. Teisisõnu, ma proovin lihtsalt laulda. Black is the color of my true love's hair. Inimene küsib inimeselt, mis on sinu identiteet? Ma vastan ja vastan, minu kodumaa, see on keelesoo, mille äärel ma end kõigutan, mitte veel lõppedes kehana, kuid juba alates tekstina. Aitäh! Ma vaatasin, et Kristjanil see vein otsas, ma tein. Nii,
ütled humanitaaria, mõtled Rein Raud. Ütled Rein Raud, mõtled väga tark. Hõim. Esimene kuritegu on teha inimesele selgeks, et ei tema ega keegi teine ei saa kunagi olla täiuslikult vaba, vaid ikka alati ja lõpuni pelk ettemääratuste vang. Kõik muu tuleb pärast. Päriselt murda saab ainult sellist, kes on nõus, et ongi ainult nagu on. Kes ei nõustu, see paneb aga vastu hukkudeski, hukkunultki. Täiuse poole kisendavat häält eneses võib vaikima sundida, kuni teda peaaegu enam ei kuulegi ja siis saabki juba teeselda, et teda polegi ja kõik muu vahetada peenrahaks. Aga võib ka jäädagi sellele toetuma, isegi kui see näib ainsa sõbrana pimeduses, võib jääda igatsema vabadust endale ja teistele, vabadust ebaõiglusest ja rõhumisest kogu maailmas mõistagi ka, ehkki see iial ei saabu, aga ennekõike vabadust enesele oma mõtetes, vabadust eelarvamustest, vabadust kivitõdedest, vabadust kohustusest nõustuda nendega, kes kannavad epolette ja küpsetada leiba teatud viisil mitte sellepärast, et nii tuleb kõige maitsvam, vaid sellepärast, et nii on alati küpsetatud. Kui me õpime, siis selleks, et mõista, mitte ametit. Kui me kirjutame, maalime või laulame, siis selleks, et jääks, mitte selleks, et ostetaks. Ehkki teame muidugi, et kas jääb, sõltub lõppude lõpuks ikkagi neist, kes ostavad. Kui me hüppame, siis me ei jää rahule, kui oleme suutnud ületada latti, vaid ainult teades, et oleme andnud oma parima. Kas me oleme hõim? Võib ka nii öelda. Aga hõim, mida ei ühenda ei päritud veri ega jagatud usk, vaid see ainuke vajadus, et üle meid 4 kaarest ümbritsevate müüride oleks taeva sinine nelinurk ja see jääb meile ka siis, kui keegi selle kunstlaega meie eest katab, sest kui seda poleks, siis poleks ka meid. Me tunneme üksteist ära trotslikust pilgust, takerduvast marsisammust, lausetest, milles mõõdetav pole peamine. Me tunneme üksteist ära ka võõraid keeli rääkides, kaugele kõndides, isegi boksiringis üksteist põrnitsedes. Me hoiame üksteist, kui kellelegi meie seast tehakse liiga, aga ütleme sellegi poolest välja, mis hingel pakitseb, isegi kui see teeb haiget, sest selline on meie side. Me vaidleme, vahel kirglikult, me võime isegi tülitseda, kui asi puudutab põhimõtteid, aga me teame ikkagi, et kui häda on käes ja vaja laenata, siis võime koputada selle uksele, kellega viimati tuliselt vaidlesime ja ta aitab, kui tal on. Miks me olemas oleme, seda teame hästi isegi siis, kui ei saa aru millestki muust. Meieta ei püsi keel elus, silmad ei näe nimedeta värve, noodid ei ühendu viisiks, mis jõuab kõrvadest kaugemale. Vahel me võbeleme olemasolu piiridel, vahel upume oma mälu sügavustesse. Aga vahel, kui vaja, oleme ka mõlema jalaga selle maa peal siin. Aga pilk on meil sinise nelinurga poole meie kohal, ükskõik kuhu silmad ka ei vaataks. Meiega ei saa liituda lihtsalt sellepärast, et on selline soov. Aga lahkuda saab meie seast küll. Kuldsed käevõrud on rohkemgi ahelad kui ketid jalgade ümber, sest kuldsete käevõrude kandjad loobuvad oma sõnadest ise ja timukad ei peagi neil tuliste tangidega keelt suust kaksama, kui asjad lähevad teravaks. Ja ometi ei vihkame neid, kes oma sinise nelinurga kuldsete käevõrude vastu vahetavad, vaid tuleme isegi nende soolaleiva pidudele ja nad näevad ainult pilkudes seda meie pisikest põlgust, milleta nad siiski meie seast lahkuda ei oska. Las nad siis kõnnivad silmad maas ja saagu nende kodudest pealegi kinnisvara. Kui ajad on head, ootame õiglast tasu oma panuse eest viimastena ja meie järjekord ei tulegi, sest nii head ei ole ajad kunagi. Aga kui ajad on halvad, siis küsitakse ohvrit esimestena meie käest ja me anname selle, sest ajad on ju halvad ja meie saame sellest aru. Mis sest, et ajad pole kunagi halvad meie süül ja pigem on nad head seal, kus meie nõu on oodatud. Me ei ole kunagi üksi, ehkki palju meid pole, aga meid leidub kõikjal. Meid võib kohata nii läbi kõrbe rändajaid kuuma ja külma eest kaitsvates nirudest telkides, kui ka paleedes ja pidulaudade ääres, kuhu me võime sattuda nii aulike kutsutud külalistena,
kui ka kinni makstud pillimeeste ja narridena, kellel on elevuse tekitamiseks lubatud rääkida ka natuke tõtt. Meid leidub vahel isegi maa-alustes koobastes, kuhu tõsiselt uskujad on peitunud ühetaolisuse sõdurite eest, kellel on käsk nad mälestuseks teha. Aga kui uskujad lõpuks koobastest välja tulevad ja ise ühetaolisuse sõduriteks hakkavad, siis leiavad nad meid endi seast üles ja meil on aeg kaduda. Kas on tekkinud küsimusi? Ei ole. Viimasena esineb puht objektiivselt hinnates Eesti kõige huvitavam luuletaja, poeesia virtuoos Maarja Kangro, saan aru, otse Tartust. See on tühi üritus. Oi, ja lendab minema, selle peale lendabki. Pani oma needuse peale. Mina, kultuuribürokraat. Mul on kohvist kõrvetised või juba gastriit, aga ma tahan taotluse enne valmis saada, kui sööma minna, sest tänu minule te saate persetada lennukites, Sapporo ja Zürichi kunstnikuvestlustel, sünkida Navajo luuletajatega mustades hõlstides, uurida kehapoliitilist mälu hoolsalt auklikes kuldsetes sukkades ja võrksärgis. Ilma rinnahoidjata, mis peaks olema 90C, olla ägedad ja julged, mul ongi juba 117 julget taotlust menetleda, sest julgus ja ägedus on mainstream. Sekuritiseerumisele vaatamata elate nüüd omavahelises julgeolekus. Pommide langemiseni pole keegi enam lagedal üksi. Sõgedate mölin on teretulnud nagu aplaus. Mul on ees geomeetriline tabel, selle lahtreid saab venitada, kuigi mitte lõpmatuseni. Mul on ees WP1, WP2, NATS 1, NATS 2. Pean välja mõtlema teie veiniõhtute, alkovabade mulliõhtute riskid ja nende maandamisvõimalused, keskkonnahoiumeetmed, kui te sündisaatel sprehkesangite okastraadist aluspükstes. Teie sosistate David Graveri nime, kui mind näete. Eile märkasin aknast, kuidas sina, valusalt aus luuletaja, rääkisid nurga peal džässpianisti ja uuriva kunstnikuga, muud kui rääkisid, kuigi oleksid võinud tuua aruandluse puuduvad tšekid siia samasse, paar korrust trepist üles. Kui neid süsteemi sisestada ei oska, oleksid võinud helistada, 3/4 tunni pärast vaatasin uuesti, ikka veel rääkisite. Aga kui ma alla tulin, olite läinud. Ainult sina, lüüriline joodik, istusid nagu Miška kohvitrepil ja formuleerisid oma rahataotluse eesmärgi. Käisin Keilas ja kaklesin. Ja sina, lugupeetud tõlkija, kes sa uhkustad sotsvõrgus, et suudad eristada 100 erinevat valge värvi varjundit. Mina, kas tead, suudan eristada teie ehissulgede päritolu ja et vahel vähegi öösel und saada, unistan, kuidas ihun tabeli servat teravaks, surun ihutud terasvõre peale kõigile planeetidele, kus leidub elu. Pressin planeedid tabelitest läbi nagu liha masinast, verest ja magmast jäävad jäljed. Alles jäänud liha söön ära nagu Kroonos need lapsed, kes peavad end kasulasteks. Elame pullisittases sümbioosis, ilma minuta teist nii paljud surevad, nagu vee äärde end uputama läinud lepatriinud. Tõsi, paljud jäävad ka ellu. Aga kas nad siis enam grandioosset vabadust viljelevad? Võib-olla piisabki maailmale mõne äriinimese mälestustest, safariraamatutest, meremaalidest, Arvo Pärdist. Vajutan send nuppu ja lähengi. Praegu oleme kõik elus, kes me elus oleme. Küsimus on, kes meist oma risti kannab. Teie usute, et jaa, aga mina tean, et
ei. Ja seda uhkem ja raskem on rist. Mina, kultuuribürokraat, olengi teie romantiline kangelane. Aitäh! Kristjan Haljak, Anna Veršik, Ülar Ploom, Berit Kašan, Robin Läkk, Piret Viires, Margus Ott, Liana Iljas, Uku Lämber, Sofia, Elisabetta Katkova, Rein Raud ja Maare Kangro. Suur tänu. Palju õnne ka. Ja nüüd siis üllatus, et see kaardin tuleb eest ära ja kõik siis veini jooma.